Taanis koju sõites oli päris pikka aeg mõelda, et kas me tuleme siia või ei tule, aga siis neljapäeva õhtul mõtlesime, et okei, me tuleme sõitma ja proovime, katsetame siis veel et enne suurt sõitu. Katsetasimegi siis nii-öelda starti, et start oleks perfektne. Et just see, et stardiminek on nagu hea, aga peale seda kuskil teine, kolmas käik, et need tuli veel korralikult selgeks õppida. Aga täna saime enam-vähem sellega hakkama. Mida rohkem me ringe teeme Fiestaga, seda kindlam on minna Nordikusse sõitma, et juba neljapäeva õhtul läheme Rootsi poole minema, kus toimub siis 2 järgmist Nordiku etappi. Härra Seerov pakkus mulle, et tuleksin tema autot proovima, et kuidas see siis toimub vedustus ja et aitaksin teda võib-olla sellega natuke ja tuli hästi välja ja siis tekkiski mõte, et miks mitte tulla ka siia kohe proovima, et käisime veel teisipäeval korraks testimas ja seade sai hea ja siis oli juba kindel plaan, et oleme stardis täna. Kõige keerulisem võib-olla hommikul olid stardid, et ei saanud natuke ikka tagaväelusega agressiivsem olema ja et pidamist kohe rohkem stardis, et see andis tunda, aga alates poolfinaalist ma sain tunda kätte ja sealt edasi läks juba lihtsasti. Esimeses eelsõidus ei saanud nii head hoogu sisse kahjuks. Ja esimeses kurvis juhtus kaasvõistlejaga väike intsident, et tegi spinni ja pidin kõrvalt mööda minema. See võttis hoogu maha natuke ja sain sealt 3. koha üldarvestuses või enda klassi arvestuses. Teine ja 3. eelsõit läksid mõlemad väga hästi ja sain enda arvestuses 2. koha. Ja finaalis esimene start, kui meil oli finaalis, juhtus kaasvõistlejaga väike võistlusintsident ja tegi väikse spinni, aga sellest polnud tulnud midagi. Sõit jätkus, kuid paar kurvi hiljem juhtus temaga suurem intsident ja siis peatati korra võistlus. Teine start, sõit läks väga hästi, tegin hea stardi, läksin esimesed kurvid rahulikult ja leidsin lõpuks sama tempo ja sain hea hoo ja võitsin. No esmase sõidu kohta sel hooajal ma ütleksin, et see oli väga hea sõit. Päeva algul oli raske leida seda tempot ja enesekindlust, aga päeva lõpuks oli see olemas. Finaal oli ses mõttes keeruline, et esimeses kurvis ikka lügiti nii palju, et pidi koha kaotama ja järel sõitma kaasvõistleja Bronskile. Aga sellegi poolest oli see hea kogemus jälle et sai harjutada jälle järelsõitmist ja pidurdamist. Eesti kutid hakkasid pagisid tegema. Teet ja Peep Vare on 2 meest, on PT ja Valgas toimetavad ja kutsusid mind punti. Et sealt nagu siis hakkasime seda asja tegema. Et käisime kõvasti trennis eelmist sügist saati, arendasime, toimetasime meie kiirus, me teadsime, mis aega me peame kuskil sõitma. Kiirus oli nagu olemas, aga me ei olnud teistega nii-öelda konkurentidega ühise puu taga starti teinud. Et selles mõttes oli ebaselge, kus me oleme ja enda päeva kokkuvõttes oli keeruline selles mõttes, et mul start oli nagu kohutav omast arust ja ei saanud väga hästi liikuma. Et kui krossi stardist minema ei saa, siis on nagu kontakti ja pusimist natuke, aga lõpp hea kõik ja et ei ole maksa nugrutseda, tuleb lihtsalt tööd teha edasi ja siit kuskilt edasi minna. Enne finaali oli ka ikka hirmus närv sees, et kas tehnika peab ja et tahaks nagu võita ikka. Finaali start ei olnud kõige parem just, et sai konkurentsi ette. Nagu tahtsin teises kurvis juba ette saada, aga ta kuidagi ikka lipsas läbi. Ja siis kas on 4. kurv, äkki oli 4. kurv, et sealt sisekurvist läksin kindla peale ja siis oligi põhimõtteliselt sõitsin terve sõidu enda sõitu ja olingi võitnud. Siin rajal on olukord selline, et kui sa juba stardis saad hästi minema, esimeses kurvis juba oled esimene, siis on üpris suure tõenäosusega sa ka seal esimese koha peal lõpetad. Ja nii ka enam ei olnud kõikides eelsõitudes oli ja ka finaal näitas seda, et see, kes esimeses kurvis esimesena väljub, see ka selle suurema tõenäosusega selle sõiduga võidab. Enda sõiduga mõnes kurvis oli natuke ebakindel, aga üldpildis ikkagi pigem olen rahul.